ja tere kuulama siin sellest loengust me räägime sellest siis, kuidas GarageBandiga salvestada ühte podcasti episoodi, õigemini tegelikult pikemalt räägime sellest, kuidas töödelda. Salvestamine tegelikult iseenesest on natuke lihtsam ja sellele me siin eriti ei keskendu, aga me räägime töötlemisest. Avasin GarageBandi, nagu te näete, siin on ees siis Empty Project ja täpselt seda meil vaja lähebki siin kusagil mujale klikata ei tule. Ja klikkame siis peale ja kohe küsitakse meie käest, et millist rida me tahame seda mikrofoni pildiga rida teha esimeseks. Muud meil vaja ei ole. 2 korda pihta ja avanes meil programm korras. Ma teen seal akna natuke väiksemaks ka, siis sa näed, mis värk on. Kohe võib siit need linnukesed välja võtta, need ikoonikesed. See on metronoom, see paneb tiksuma ja see on see eelsalvestus, et kui sa salvestama hakkad, siis ta nagu teeb väikese aja, ootab ja siis alles hakkab salvestama. See on muusika puhul vajalikum. Nagu paar takti ette või niimoodi. Nii, ja nüüd on üks setting, mis tuleb GarageBandis kohe ära muuta, juhul kui sa GarageBandiga eelnevat tööd ei ole teinud või kui sa just tõmbasid GarageBandi alla. Selle jaoks tuleb minna vasakule üleval ekraani servas on GarageBand kiri ja siin on Preferences. Klikkame preferentside peale, avaneb selline aken. Siin on kõige paremal, kõige lõpus on tab või siis ikoon Advanced. Klikkame siia peale. Ja siin on selline linnukene ja tavaliselt, kui sa programmi alla tõmbad ei ole enne puutunud, siis siin on see linnukene on siin sees. Ja see linnukene teeb seda, et juhul kui sa siit GarageBandist midagi ekspordid või välja lased, siis ta paneb volüümi põhja. Täiesti põhja, see on veider, aga täpselt nii ta on, see on väga veider. Igal juhul see tuleb ära võtta, niimoodi peab olema, see on õige pilt ja paneme selle kinni. GarageBand iseenesest väga kena, väga tore, interface on ilus, selle muideks võime siit ära võtta, meil seda praegult vaja ei lähe, siis on siin rohkem ruumi ka ja sinul, kui sa salvestad samamoodi, salvestamisel siin midagi muud vaja ei lähe, nii et sul on ainult seda olumist vaja, muideks ka selle saab ära võtta, nii et salvestamisel võib ainult niimoodi salvestada, jah. Kuigi tegelikult ikka salvestamisel oleks seda ka vaja, ma kohe näitan, miks. Kui sa salvestad näiteks 2 mikrofoniga, siis sa teed 2 rida siin. Selleks, et 1 rida on juba olemas, teise rea tegemises klikad 2 korda siia, tuleb teine rida. Nii, nüüd siin nagu näha, mitte midagi ei toimu. Kõigepealt tuleb siis klikata siit siis esimene rida, oletame, et esimene rida räägib mikrofoni sisse number 2, näete kohe tuli siia ja see rida räägib mikrofoni sisse number 1, ehk siis kui sa oled siit selekteerinud mikrofoni, siis siia alla, siia näidatakse millisest sisendist, millisest mikrofonist tuleb heli siia reale ja klikad siia, siis näidatakse millisest mikrofonist tuleb heli siia kanalisse. Kui sa tahad korraga salvestada 2 või 3 või 4, siis vastavalt sellele, kui palju sul helikaartil neid sisendeid on, vastavalt nii palju sa saad mikrofone panna ja alati on mõttekam panna igale rääkijale oma mikrofon ja salvestada ta eraldi reale. Puhtam heli, parem kvaliteet, palju korralikum töö. Nii. Ja nüüd üks asi tuleb veel ära teha, klikkame siia selle tühja pinna peale ja valime siit Configure Track Header. Ja siin on selline linnukene Record Enable, tuleb siia pihta klikata ja paneme selle kinni, näete, ja nüüd tekkis siia on nupukene. Nüüd selle jaoks, et 2 rida korraga salvestama panna, pead mõlema selle punase täpikese klikkama niimoodi, et hakkab vilkuma, näete. Ja nüüd, kui me paneme salvestama, siis ta salvestab 2 rida korraga, jutt tuleb ainult ülemisse, aga see on sellel põhjusel, et minul siin kedagi teist ei ole ju, teist mikrofoni ka, no teine mikrofon on, aga ta on täitsa vait pandud ja seal keegi ei räägi niimoodi, et kui keegi räägiks, siis praegu teise mikrofoniga jutt tuleks siia vahele. Selline oli nüüd siis lühiülevaade, et kuidas salvestada. Kustutame teise rea ära. Ja paneme selle kinni ja kustutame ka selle jutujupi siit ära. Nüüd selle jaoks, et me saaksime siis samasugust tulemust vaadelda, et kuidas töödelda siis samasugust heli nii GarageBandis kui ka Audacity's, võtame selle sama lõigu, mida ma itiga salvestasin. Ja siin ta on. Nii. Nüüd GarageBandi töökäik on natukene teistsugune, kuigi alguses tuleb alati iga heli töötusprogrammiga samamoodi teha.
alati samamoodi, alati töötle kõigepealt sisu, siis ma soovitan siin GarageBandis alguses paika panna, kus on see alguse heli, kus on lõpuheli ja kus on jutt. See oli algusesse ja see heli oli lõppu ja teisele reale ja mitte samale reale, aga alati teisele reale. Nii. Nüüd alguse heli alguse paneme siis algusesse täiesti siia nulli, et ta oleks siin number 1 juures ja lükkame selle enam-vähem paika ja see lõpuheli on ka enam-vähem paigas. Nii. Nüüd on nemad siin paigas ja see järgmine etapp, mida tuleb teha, on siis töötamine sisuga. Ja sisuga töötamisel siis tuleb, võtame selle alt praegu hetkeks ära siit. Sisuga töötamisel, näete, ma zoomin sisse ja ma zoomin sisse siis 2 näpuga, mul on MacBook Pro ja siin on siis see puuteplaat ja sellega muideks jube hea zoomida. Ja nüüd selle jaoks, et samamoodi välja lõigata, ehk siis see on see meie sisu töötlemine, siis välja lõigata seda kohta, mida me ei taha, see võiks olla ka näiteks sõna, kuulame seda korra. Aga see siukene heli tuli siin ja siis tuleb panna kursor, ehk siis heli pea, playhead inglise keeles tuleb panna siia koha peale, kus see heli on, mida sa ei soovi, see väike klõksukene. Teha see rida, see heli aktiivseks. Ja nüüd tuleb vajutada Own T. See on ka siit edit ja split region at playhead. Split region at playhead ja Own T. Ja? Ehk siis Own T, aga see harjub niivõrd sisse ära, et Own ja T vajutad tugev T. Ja siis ta teeb siia kohe nagu selle vahe sisse, nii et tegelikult siit sa saad hiirega kinni võtta, lohistada seda eemale, samamoodi oleks näiteks siis, kui me tahaksime selle lõigu näiteks jätta siia vahed vahele, näete, saaksime väga lihtsasti niimoodi kohe laiali tõsta need asjad. Teeme praegult undo, own Z, nii tagasi. Nii, tuleme tagasi siia selle plaksu juurde, mida ma suuga tegin. Ja nüüd, kui me klikkame selle aktiivseks ühepooltest, siis me saame tõmmata siit natuke eemale. Ja teise poole aktiivseks ja siit natukene eemale. Nii. Ja nüüd tõmbame nende otsad kokku. Ja kas te panite tähele, ma olen üsna lähedale sisse zoominud selle jaoks, et ma mitte liiga kaugelt ei vaata, muidu sa tõmbad liiga suure maa, see võib kuulda jääda. Nii, kuulame nüüd üle, kas on ka see midagi kuulda. Mis tegeleb humanitaarainetega. Aga see saksa keel, näete, mitte midagi ei ole kuulda. Nüüd läheme selle teise plaksu juurde. Ja siin oli veel teine plaks ja paneme jälle kursori siia peale või no enam-vähem peale, jah. See heli on aktiivne ja vajutame Own T, tõmbame siit poolt eemale ja siit poolt eemale ja paneme nad kokku ja näete niimoodi. Saksa keelega pistmist? See on Kadri. Nii, nüüd meil on heli enam-vähem paigas, järgmine etapp, mida tuleb teha, on siis heli tuleb õige valjudusega panna. Seda võib praegu teha ja see on kõige mõttekam praegu teha selle jaoks, et järgmises etapis siit edasi me tahame juba kõik need teised helivaljuduse ka paika panna. Nüüd selle jaoks, et heli paika panna, peame klikkama siia nupu peale, et tuleks alla see monstrum, mis siin all on. See kohutavalt keeruline monstrum, tegelikult ta nii väga keeruline ei ole. Kui see rida on aktiivne, siis siin all on mitmesugused settingud ka salvestussetting, aga neid meile praegu pole vaja surkida siin, vaid siin all on plugins ja klikkame plugini peale, jah, siin on noolekene, klikkame selle noole peale, näete, ja siis siin tuleb nähtavale 2 siukest väikest kastikest, need ongi pluginad ja ülemine plugin on praegu inaktiivne, siin on siuke sisse lülitamise nupp, klikkame siia peale, näete, ja nüüd kompressor on sisse lülitatud, nüüd klikkame siia keskele, siis kompressor läheb tööle ja nüüd kompressor töötab. Praegult on tal minimaalsed settingud peal, ta eriti siin midagi ei muuda, kohe läheme nende juurde ja räägime lähemalt, aga nüüd paneme selle käima ja vaatame, kuivõrd veidralt on lahendatud siis GarageBandis see helitugevuse näidik. Keskendume sellele alale siin. Aga see saksakeelne majandus on siis nagu mitte saksa majandust, vaid saksa keeles õpitakse majandust, mitte saksa majandust, aga saksa keeles majandust, jah? Jah. Ja seal on ajalugu õpitakse igast põnevat värki. Aga kui palju teil on saksa? No vaat, ei mingid numbrid ja mitte midagi, ei suurt näidikut, lihtsalt selline väikene pisikene ribakene siin, mis näitab, kus siis on nagu mingid punased ja rohelised asjad. Ühesõnaga,
see on intuitiivne programm ja siin täpselt niimoodi tuleb teha. GarageBandi tegijad ja Apple ise ütleb sedasi, et noh, kui sa juba tahad mingisuguseid numbreid hakata siin nägema, siis osta omale Logic Pro, mis on selle sama programmi vanem vend. Aga ma pean ütlema seda, et selle sama GarageBandiga tehakse igasugust muusikat, väga uhkeid lugusid, kus on kümneid ridu ja või ma ei tea, kui palju ridu, igal juhul väga palju ridu ja täitsa professionaalne muusika, salvestatakse bändi muusikat pannakse kokku, tehakse, pärast sa küll ei ütle seda, et oi, see on GarageBandiga tehtud, niimoodi, et GarageBandiga annab teha küll. Ja selle sama näidikuga siin harjub ära ka, ma kohe räägin teile. Nüüd vaatame, kuidas on iti helitugevus. Saksa majandus, mis tegeleb siis saksakeelse majandusega ning veel humanitaarpool, mis tegeleb ainetega. Aga see saksakeelne majandus... Nii, minu jutt läheb siin punase peale ja on siit sellest mummust kõvasti üle. Iti jutt on siin all, nõrgem jutt, väiksem jutt ja läheb siit alla poole. Siin GarageBandis ongi selline reegel, et helinivoo, et ta oleks õige, peab enam-vähem siin selle mummu ümbruses olema. Seda mummut saab ka liigutada, aga ära seda liiguta. Ära liiguta seda mummut. Las ta olla lihtsalt öökohal paigal ja ta on siuke omamoodi nagu näidik, mis näitab seda, et see helitugevus enam-vähem läheb siia õigesse kohta. Nüüd avame kompressori, selle jaoks klikkame kompressori peale. Muideks seda kompressorit saab ka siit muuta, aga ma ei soovita. Ma soovitan kompressor siit teha. Kompressor teeb seda siis, et valjemad helid vaiksemaks ja vaiksemad helid valjemaks. Ja praegult on siis kompressor threshold, mis on siis meile väga oluline, on 14 detsibelli ja me paneme selle natukene alla poole, -20. Ja üldiselt ta umbes niimoodi ongi, et -20, 22 näiteks töötab. Ja ratio, selle paneme 4:1, siin on ta 1,8:1, see on hästi natukene, võtab neid valjusid helisid vähemaks, aga paneme siin 4:1, see on nagu palju võimsam, palju tugevam aga ta on see ka viimane piir, kust maalt see jutu heli veel tohib kompresseerida. Rohkem kui 4:1 ei soovitata panna. Attack time, 23 millisekundit, kole palju, paneme vähem, paneme siia 2 millisekundit ja gain, sellega tegeleme natuke aja pärast. Vaatame nüüd, keskendume sellele kohale, siin paneme käima ja vaatame, kuidas ta siis heli mõjutas. Aga see saksakeelne majandus on siis nagu mitte saksa majandust, vaid saksa keeles õpitakse majandust, mitte saksa majandust, aga saksa keeles majandust, jah? Ja seal on ajalugu õpitakse igast põnevat värki. Aga kui palju teil on saksa keelega pistmist? No võib-olla natukene tõstame kõrgemale. Aga see saksakeelne majandus on siis nagu... Nii, tegi vaiksemaks, eks ole, see heli läinsid kõvemaks. Aga nüüd on see probleem, et iti vaikne heli, vaikne jutt on ikkagi liiga vaikne, selle jaoks ongi see gain. Ehk siis siit selle seadme, nende seadetega siit, sa teed neid valjusid helisid vaiksemaks ja siit saab jälle kompenseerida seda ja tõsta seda heli natuke juurde. Proovime lihtsalt intuitiivselt, ilma mingite numbriteta, vaatame, kuidas tuleb. Tegeleb siis saksakeelse majandusega ning veel humanitaarpool, mis tegeleb humanitaarainetega. Aga see saksakeelne majandus on siis nagu mitte saksa majandust, vaid saksa keeles õpitakse majandust, mitte saksa majandust, aga saksa keeles majandust, jah? Ja seal on ajalugu õpitakse igast põnevat värki. Aga kui palju teil on saksa keelega pistmist? See on Kadrioru saksa gümnaasium. Aga see saksakeelne majandus on siis nagu mitte saksa majandust, vaid saksa keeles õpitakse majandust, mitte saksa majandust, aga saksa keeles majandust, jah? Ja seal on ajalugu õpitakse igast põnevat värki. Nii. No nagu nägite, jooksu pealt saab GarageBandis neid settinguid muuta ja see on tegelikult jube hea asi, et sa tegelikult kuuled ja sa pead tähelepanelikult vaatama. Loomulikult see vajab harjumust, aga nagu te nägite eelnevalt, kui ma võtan selle kompressori, siit lülitan välja, muideks siin saab ka niimoodi vaadata. Vaatame nüüd, kuidas see minu jutt läks. Aga see saksakeelne majandus on punase peale ja nüüd lülitame sisse, vaatame, kuidas nüüd on. Aga see saksakeelne majandus on siis nagu mitte saksa... Töötab, eks ole, väga kena. Nii. Nüüd, kui meil on see põhilise jutu heli nivoo, heli tugevus, heli valjudus on paigas, paneme selle kompressori siit praegult kinni, siis vaatame, kui valjud need muusikad siin on selle sama skeemi järgi siin või selle näidiku järgi. Oi, kui vali, keerame seda siit kohe natukene vaiksemaks.
natuke võib isegi veel, sellepärast et muusika puhul muusika on väga tihe ja see heli tugevus mõjub natuke teistmoodi, kuna ta tundub, et on vaiksem, aga tegelikult see heli on nagu pidev ja ta on hästi palju seda heli, nii et tegelikult ta on isegi võib-olla valjem kui jutt. Nii, no veel natuke. Nii, nüüd vaatame seda lõpuasja siin. Nii, aga siin oli selline lugu, mäletate, Audacity's ma tegin siin, et see nagu sujuvalt sõitis sisse. Ka siin saab seda sama asja teha. Ja siin on selline asi, et tuleb minna siia üleval on link mix, record, mix, share, view, window, help, eks ole, vaat siin on mix, tuleb klikata see mix peale ja järgmine nupp on show automation ja siis ta teeb niimoodi. Ja seda sama asja teeb siis täheklahv A, ehk siis klikad A klahvi peale, näed, väga lihtne ja sellega käsi harjub niimoodi ära, et see pärast ei pane tähelegi, kuidas see käib. Täpselt samamoodi nagu see lõikamine, see own tee, siis see A klahv teeb see täpselt sama. Klikkad A klahvi peale ja nüüd tekib siia süke õrnalt märgatav hall joon ja see hall joon on nüüd helitugevus, et kui ma nüüd seda helitugevust siit liigun, siin näete hall joon, see kõigub, eks ole. Ma panen selle siia nulli peale, ta ongi nulli peale tagasi ja nüüd ma tahtsin siit nagu teha, et ta oleks siit nagu sõidaks sisse. Ja selle jaoks ma pean siia selle halli joonele pihta saama ja klikkame siia ühe täpikese. Nii, täpike siin ja siitki tõmbame selle täpikese alla. Kuulame korraks. Saksa keelt, see on siis Eesti üks saksa keele süvaõppega kool. Ja nüüd ta läheb siit natuke valjuks ja nüüd me saame seda sama helitugevust selle sama teise täpsiga, sest näed, kui me seda teist täpsi siin liigutame, siis selle täpi taga olev joon samamoodi liigub ja nüüd me tõmbame seda siit umbes 4 detsibelli allapoole, nii. Süvaõppega kool. Korras, nii. Sedasi ta käib see, et see üles läheb, see ei loe midagi, võite siin igaks juhuks alla panna, ega sellel on mingit tähtsust. Nii, võetame uuesti A-klahvi, me ei taha seda asja siin näha. Ja praegusel hetkel oleme peaaegu lõpule lähedal, hetkel veel eksportida ei saa, sellepärast et siin selles protsessis, mida Audacity'ga, mida GarageBandiga teha saab, on 2 osa. Üks on siis see nii-öelda edimine, monteerimine, helitugevuste silumine, edasi kõik paigutamine, lõikamine. Teine asi, mida siin teha saab, on siis masterdus. Masterdus on siis see, mida me eelmises loengus Audacity puhul tegime nagu teises etapis, avasime faili uuesti ja silusime, tegime, et ta oleks 16 detsibelli. Siin selles programmis GarageBandis 16 detsibelli ei saa mitte kuidagi, mitte kusagilt välja lugeda, aga mul on paika pandud ühed settingud, mille järgi mina saan seda teile ütelda, kuidas see 16 detsibelli tuleb. Ja nüüd, kui te seda alt siin vaatate seda siin asja, siis siin on track ja siin on master. Nüüd, kui see track mõjub siis sellele, mis parasjagu on aktiveeritud, siis master mõjub kogu sellele kompotile ja see siin on master efektid. Need on master efektid ja näete, siin on nüüd master pluginad, ehk siis need pluginad, mis kõige lõpuks nagu pannakse peale. Nüüd tuleb need paika panna ja kokkuvõttes ekspordid välja, siis ongi kõik. Nüüd nad on hallid. Ja see on natukene halb. Selle jaoks klikkame nad kõik aktiivseks. Ma soovitan neid siit klikata, seda paika siin mitte puudutada. Ja? Nüüd siin on channel EQ, siit me praegult selles loengus siin ei puuduta seda, siin on üks kompressor, siis on exciter teeb nagu teravaid natuke kõrgemale. Kompressor on siin veel üks kompressor ja limiter. Meie tahame tegeleda ainult selle limiteriga, sellepärast, et tema ütleb, kui vali on see heli, mis siit lõpuks välja tuleb. Mäletate selle sama loengu alguses me vaatasime ühte linnukest ja samamoodi, kui see linnuke praegu sees oleks, siis see põhimõtteliselt see linnukene sõidaks sellest viimasest settingust üle. Aga nüüd, kuna ülemaailmselt on paika pandud, et podcastide helitugevus on -16 LUFS, LUFS, siis klikkame selle lahti. See limiter, ma tean, et see on väga raske aru saada alguses, aga siit tuleb ainult 2 numbrit paika panna. Alumine peab olema 0 ja ülemine peab olema 4 + 4, jah? Nii, korras. Ja that's it.
nüüd kindlasti kui te hakkate selle GarageBandiga tegelema, te võite siin hiljem proovida. Mida see teeb, eks ole. Aga mis kallakutsel veel siis on? Seal on veel lisaks ja nad teevad väga erinevaid asju, compressionid siit ja limiteri siit, ma ei soovita proovida, kui te olete siit paika pandud. Te saate neid ise hiljem muuta, aga see saksakeelne majandus on praegune seis peaks olema selline, et nüüd siit selle heli, mille me siit välja laseme, tema tugevus ongi enam-vähem nii palju, kui ülemaailmne podcastide siis standard ütleb. Nii, nüüd hakkame eksportima lõpuks, välja laskma. Siin üleval on hall riba ja väike jupikene, näed seda. Nüüd tõmbame selle nii pikaks, kui meil on vaja. Siin käib niimoodi, jah. See kollane riba, ta peab olema kollane. Kui ma siia pihta klikkan, ta läheb halliks ja kui siin niimoodi on kollane. Ja mida see riba teeb, on siis see, et kui ma selle väikse jupikese ja teen tast väikse jupikese, panen mängima, ta paneb kordama, aga samas ta on ka nagu see näitaja, mis näitab, et kui pikalt tuleb siis eksportida. Nii, ülevalt valisime siis ta nii pikaks, kui siit on vaja. Ülevalt menüüst valime siis share ja export song to disk. Export song to disk, share ja export song to disk. Avaneb selline aknakene, tuli ikka ette. Ja siit valime MP3 ja high quality ja paneme siia linnukese. Export Cycle Aria, see kollane ongi Cycle Aria. Ja nüüd klikkame export, paneme veel nimi ka. Intekas GarageBand. Nii, ja export. Korras. Ei olnud raske. Ma loodan, et sa õppisid, ma loodan, et sa said aru, et sa said mingisuguse ülevaate selle kohta, kuidas siin GarageBandis toimetada ja ära pane veel kinni, mul on üks asi sulle veel ütelda. Ma panen siia samasse loengufailide alla sinu jaoks template'i ja seal template'is on olemas kõik need settingud juba ette tehtud, et sa ei peagi neid ise käsitsi panema. Loe siit alt tekste ja vaata, ole tubli, tšau!